Tere! Oleme siin täna Teelega ja teeme meie esimest YouTube'i. Rahvas on siin küsinud, et ma võiksin mõne YouTube'i video ka teha ja ma mõtlesin siis, et aga miks mitte ja prooviks selle valmis teha. Kuna Teele issil ehk minu abikaasal on homme sünnipäev, siis me mõtlesime koos Teelega, et teeme klassikalise küpsisetordi, mis on ülimaitsev ja see on ka minu abikaasa üks lemmikutest, et meil on siin maasikad ostetud valmis, paneme kiivisid, maitsestamata jogurt, klassikalised vaniljemaitselised kaleviküpsised ja just, siin on vahukommid ka roosad ja valged. Teele natukene juba sõisid, aga me saame neid küpsisetordis kasutada ka. Aga hakkame siis peale. Nagu bassein. See on nagu bassein, et meil on selline taldrik siin ja siia me hakkame siis küpsisetorti laduma, et teeme need küpsised lahti. Paneme natuke siia. Nii, teeme need. Tegid müsi või? Teeme küpsised lahti. Nii, võtan kohe külmkapist mahla välja. Meil on muidugi ämma tehtud, mis on mustsõstra siirup ja selle valame väiksesse kaussi, kus me siis küpsiseid hakkame liotama või niisutama. Paneme siia natukene mahla või seda siirupit ja siis paneme vett ka. Nii. Ja siis paneme selle siia. Võtame mahla eest ära. Hakkame järjest kastma neid küpsiseid, ära väga kaua liota, muidu me ei saa kätte enam. Ja siis paneme siia taldriku peale. Vahetame need ära. Emme ka aitab, paneme siia sisse ja siis pane nagu siia järjest niimoodi. Ja ma panen siia sinu poole, siis on parem sul panna. Nii. Ja siis paneme siia, tekib nagu selline 2 rida siin küpsiseid. Et millegipärast meil peres on selline lugu, et nüüd läks natuke katki, pole hullu. Et ühesõnaga meil peres on selline lugu, et meile meeldivad sellised klassikalised lihtsad asjad, nagu näiteks seesama küpsisetort. Sina ära võtta. Ei võta, vabandust. Et pane ise siia. Sinu maht. Ja, vaata nii kaua ei tohi leotada, siis nad lähevad katki. Nii, meil on esimene kiht on siin valmis ja nüüd me hakkame siia panema maitsestamata jogurtit, tasakesti, maitsestamata jogurtit ja vahele paneme ka kodust otse loomulikult ämma tehtud moosi. Nii. Sa võid siin samas kohas olla. Nüüd meil on see maitsestamata jogurt lahti ja me hakkame esimesele kihile panema maitsestamata jogurtit ja moosi. Tule aita Teele mind. Tule aita. Mina puhkan natuke. Okei, emme siis teeb nii kaua. Sa võid vaadata siin niisama. Mina ka. No. Anna mulle. Palun. Oota. Paneme siia siis maitsestamata jogurtit. Paneme rohkem. Emme aitab natukene vahepeal. Palun ära tee, palun ise. Teele on meil siin suur kokk. Ta teeb päris hästi, aitab meil siin süüa teha, et tahab kõike ise teha. Läks pastnud. Ei ole hullu. Et on väga tore ja väga hea abiline meil, et Teele on üli tubli. Nii paneme kokku. No jõua natuke. Lasta see sees olla. Nüüd me paneme moosi siia. Vaata, paneme natukene moosi.
küll ta tuleb. Nüüd võta uus siit, et pane nagu igale mina ei jõua, küpsisele. sina aita. Aita palun. Kohe, kivid aitäh. on siin. Ja pärast kõige peale paneme kivisid. Aga paneme teise kivi peale nüüd. Mul on väike kingitus ka abikaasale valmis ostetud. Et me oleme sellised praktiliste kingituste tegijad, et kas küsime, mida teine võiks tahta või oleme ise teinud märkmeid ja pannud kirja, et mis kellelgi on vaja või on näiteks rääkinud ja mina ostsin abikaasa kingituse ka seekord sellise, millest ta rääkis ja mulle jäi kõrvu, et ta tahaks. Pane see viimane küpsis ise. Nii, pane siia. Nüüd on viimane küpsis. Me paneme paar kihti veel seda maitsestamata jogurtit ja siis hakkame lõpus kaunistama ka. No pane ise. Emma aitab. Emma aitab või? Las ta moos olla seal. Okei, Emma aitab. Moos on seal. Ja Teele valvab meil praegu toite. Siia pane. Ruttu. Paneme siia ruttu. Kas tahad moosi panna või Emma ise paneb? Emma. Okei, Emma ise paneb. Tahad moosi või? Teine kiht on valmis ja laome veel aga küpsised siia. Vaat kui hea tütar muidkui asjatab ja toimetab ja ise saan siin lihtsalt nautida ja mõnuleda, et väga mõnus, et mina ei olegi ainukene pere kokatädi siis, et Teele on väga tubli meil siin. Ja paneme veel ühe kihi. Mina ise, sina ei aita. Okei. Paneme siis viimase kihi jogurtit, enam moosi ei pane, lükkan selle kõrvale, paneme need. Ja siis me hakkame torti kaunistama nende maasikatega, vahukommidega. Kommid! Ja paneme ka kiivid peale, et kohe võtan noa ja lõikelaua, et saaks paremini lõigata ja peale panna. Me ei pane keema. Maasikatel lõikan selle rohelise värgi ära siit. Anna. Ja teeme vist niimoodi pooleks. No. On selle siia. Jah. Täna aitab natuke. Me vahepeal lõikab kiivi ära. Sellega saab küll selle süümus haiget. Ja peab hästi ettevaatlikult lõikama. Me koorib siin. Suure noaga on kõige parem koorida muidugi. Ma söön. Ja kas ma need vahukommid üritan ka lõigata kuidagi väikesemaks või... Nii, paneme need siia keskele. Mis sa arvad? Kas sa aitad panna mul siia keskele neid? See on praegu maasikad. Okei. Ja paneme need maasikad ka siia niimoodi ümber. Vaata, emme näitab. Yummy. Näe, pane niimoodi ka, eks? Siin. Jaa. Keegi pidi panema tordi peale selle. Ja meie tort on saanud valmis. Ma näidan teile lähemalt. Vaadake, igast küljest maasikatega kaunistatud.
kiivid ja vahukommid on siin peal. Ma nüüd katan hõbepaberiga ja see läheb üllatusena külmkappi, et homme hommikul, kui meie issi, meie abikaasa sünnipäev on, et ta siis üles laulda koos selle tordi ja küüneldega. Aga aitäh teile vaatamast! Kommenteerige, kuidas teile meie esimene YouTube meeldis ja kas te sooviksite veel näha, et ma teeksin YouTube'i. Aitäh teile! Tšau!